DNA on päriliku info kandja ehk pärilikkuse aine. Inimese keharakkudes paikneb 23 paari kromosoome. Iga kromosoom koosneb omakorda ühest DNA molekulist. DNA molekul koosneb kahest kokkukeerdunud ahelast, mis moodustavad biheeliksi. Inimese genoomis on valku kodeerivad geenid, mis kopeeritakse iga kord, kui mõni keharakk jaguneb. Täpne info kodeeritakse DNA ahelalt kontrollitud reaktsiooni käigus ehk DNA kahekordistub. Seda nimetatakse replikatsiooniks. Tänu replikatsioonile jõuab pärilik info kõigisse organismi rakkudesse. Kõigepealt eraldatakse kaks ahelat, mis on seotud vesiniksidemetega. Ensüümhelikaas katkestab vesiniksidemed nukleotiidide vahel ning DNA biheeliks avaneb. Seejärel algab uue DNA süntees. Ensüüm DNA polümeraastoimel sünteesitakse lähtudes komplementaarsusprintsiibist vanade ahelate järgi uued DNA ahelad. DNA replikatsioon lõpeb, kui mõlemalt ahelalt on sünteesitud uus DNA molekul. Replikatsiooni tulemuseks on kaks uut DNA molekuli. Protsess, kus DNA ahela järgi sünteesitakse RNA ahel, on nimetatud transkriptsiooniks. Selle käigus kopeeritakse RNA ahelasse DNA-s paiknev info. Esiteks seondub ensüüm RNA polümeraast DNA promootorpiirkonnaga ehk geeni alguses oleva alaga. Seejärel katkestab seesama ensüüm DNA ahelate vahel paiknevad vesiniksidemed. Sünteesitakse RNA ahelat, mis on komplementaarne ühega kahest DNA ahelast. RNA polümeraas liigub mööda DNA-d kuni geeni lõpuni. Tulemusena eraldub just sünteesitud mRNA ning ensüüm RNA polümeraas lahkub DNA-lt. Valgusünteesi protsessi nimetatakse translatsiooniks. Et valgusüntees saaks toimuda, on vaja toimetada DNA tuumast ribosoomi. Seda täidab mRNA. mRNA-s olev info on kodeeritud ning selle lugemiseks vajalik võti on koodipäike. 3 mRNA ahelas olevale nukleotiidile, teisisõnu koodonile, vastab üks aminohape. On olemas alguskoodon, tähis AUG ja sellele vastab aminohape metioniin. Sellest algab ribosoomis aminohappe ahela kokkupanek. Seda lõpetab üks lõpukoodonitest, mida on kokku 3. UGA, UAG ja UAA. Nendele ei vasta ükski aminohape. mRNA jõuab tsütoplasmasse, kinnitub ribosoomile ning liigub mööda seda kuni alguskoodonini. Aminohapet toimetab kohale tRNA ehk transport-RNA ning aminohapete küljes on omakorda 3 nukleotiidist koosnev antikoodon, mis sobitub komplementaarsusprintsiibi alusel mRNA-s oleva koodoniga. Kui üks aminohape on vastava koodoniga seotud, väljub see tRNA ribosoomist ning tuleb järgmine. Toodud aminohapete vahele tekib peptiidside. See protsess toimub, kuni saabub üks lõppkoodonitest. Siis lõpeb aminohappe ahela sünteesimine.